üks viimane ekraanikene siin veel olid rakendusstsenaariumid, mis me uurisime. Me ei õpetanud õpetajatele, kuidas seda tunnis metoodiliselt kasutada. Mõtlesime, et vaatame, millega õpetajad ise lagedale tulevad. Ja kõige üllatavam oli see, et meie ei mõelnud, ei kujutanud ette, et seda võib frontaalselt kasutada. Ja päris paljud õpetajad kasutasid. Nad panid selle interaktiivse materjali suure ekraani peale ja palusid samal ajal õpilastel oma telefonides selle lahti võtta. Õpilased seal kahe peale telefonis lahendasid selle ülesande ära ja siis hakkasid õpetajale vastused ütlema. Vastused tulid erinevad ja siis õpetajaga koos arutati, miks tulid erinevad, milline on õige vastus ja miks. Siis teine stsenaarium oli tunnis rühmatööks, kus siis jagati õpilastele vahel ära need ülesanded, kas samad ülesanded kõigile rühmadele või natuke erinevad. Ja tavaliselt oli niimoodi, et seal see meie materjal oli ainult üks sisend ja väljund läks kuskile mujale, näiteks Google Sitesi või niimoodi. Siis kolmas oli, mida päris palju kasutati, oli nagu ümber pööratud klassiruumis. See tähendab, et õpilased pidid tundi tulema juba niimoodi, et nad tegid kodus selle asja materjali uue teema selgeks endal meie selle materjali abil. Ja tunnis nad tegid juba midagi muud. Siis kordamiseks enne kontrollitööd ja eksamit kasutati ja ta ilmselt sobib ka iseseisvaks õppeks. Aga kas te suudaksite veel mõne stsenaariumi pakkuda? Kuidas veel võiks kasutada lisaks nendele? Frontaalne, rühmatöö, enne tundi iseseisvaks õppeks, kordamiseks enne kontrolltöö, kinnistamiseks või haige laps ise pusib järgi jõuda oma klassile. Õpilased omavahel, täpselt. Meie mõtlesime ka, et tegelikult oleks jube lahedad stsenaariumid sellised, kus annad õpilasele selle sama kogumiku kätte ja ütled, et tee ümber, tee paremaks. Tal on täielik õigus, tal läheb sinna oma stuudiumi kontoga sisse, sinna e-koolikotti, teeb sellest kogumikust koopia ja hakkab sinna lisama midagi elulisi näiteid ja ma ei tea, YouTube'i videosid ja mingid materjali, mis ta leiab sealt internetist. Ja pärast õpetajad nooremaks. Jah, täpselt, jah. Aga siis ei olegi vaja õpetajast. Nii. Õpetaja on siis nagu dirigent, kes orkestreerib kogu seda asja ja vaatab, et tulemus oleks saavutatud. Nii et kui teil veel tuleb stsenaariumeid, siis muidugi me oleks väga huvitatud igasugustest ettepanekutest, mis nagu muutunud õpikäsitlust demonstreeriks.